Ülikool koolitunnis. Ligipääsu teadmistele annab sulle Tartu Ülikool. Tere! Mina olen Tartu Ülikooli Läänemere-soome keelte teadur Eeva Saar ja räägin teile välitöödest Läänemere-soome keelesugulaste juurde. Eesti murdeid ja sugulaskeeli saab uurida ka tugitoolis ehk kameraalse tööna, ent selleks, et teada saada, mis maailm on tegelikult keele taga või sees, tuleb ikkagi rännakule asuda. Välitööd on meid viinud Eesti murretealadele, et koguda näiteks mulgi, võru ja setu keelt, aga ka Venemaal elavate omariikluseta sugulasrahvaste, vadjalaste, isurite, vepslaste, lüüdide ja karjalaste juurde. Aga miks meil on üldse tarvis tunda murdeid ja sugulaskeeli? Seda sellepärast, et eesti keel on pikkade sajandite jooksul toimunud suhteliselt lähedaste hõimukeelte järjest tiheneva koondumise saadus. Ainult sugulaskeelte uurimine lubab selgitada seda, mille poolest eesti keel on tõepoolest ainulaadne meie keelkonnas, Euroopas ja võib-olla ka kogu maailmas. Välitöid ehk ekspeditsioone eri rahvaste juurde on tehtud tegelikult juba paar sajandit. Võiks arvata, et kõik on juba kogutud, ent see ei ole nii. Jätkuvalt on mõnest keelevariandist üsna vähe näiteid või kaasaegseid salvestisi. Jätkuvalt on uusi uurimisteemasid, näiteks koodivahetus, keelevahetus ja keele hääbumine, millele varem kogutud materjalid ei anna üheseid vastuseid. Võrreldes varasema ajaga on muutunud ka tehnilised võimalused. Meie käsutuses on parem audiotehnika, mis võimaldab kvaliteetsemaid salvestusi, mis on vajalikud näiteks foneetika uurimiseks. Samuti videotehnika, mis võimaldab jäädvustada suhtlussituatsioonis osalejad loomulikus autentses keskkonnas. Kõik Venemaal kõneldavad sugulaskeeled kuuluvad ohustatud keelte hulka. Näiteks vadjakeelt enam kogukonnas ei räägita. Keele ja muu ainestiku kogumine võib tulevikus olla aga väga oluline vahepeal käibest kadunud keele taaselustamisel. Meie eesmärgiks ongi salvestada omakeelsetes keskkondades vanemat põlvkonda veel nii palju kui võimalik, sest ükski keel ei ole olemuslikult abstraktne ega seisa lahus selles keeles avalduvast reaalsusest, kommetest, uskumustest, tavadest ega eluviisist. Välitööd laadokäärsete rahvaste juures on tõesti olukord, kus lapsepõlves loetud raamatute muinasjutumaailm muutub reaalsuseks. Seda oma lendavate lohedega, maja, vee, järve, sauna ja lauda isandate ja emandatega, kellega suhtlemine on normiks. Тоже самое, что спасибо. Какие? Вечан. Тебя хозяин, ежандалы. Эмендажил, я лапшукай жили. Lapsukaisid тоже on metsas? Да. А у них как же он? Heil on тоже oma. Kai. Kui meil on perehes, heil on kai. Keel on seega päris oma reaalses füüsilises keskkonnas. Eri keeled on aga erinevad pärisused. Teiste Läänemere-soome rahvaste pärisused on eesti keele omaga lähedases suguluses. Nii näiteks oleme eestlastena tegelikult unustanud, miks me haiget saanud kohale peale puhume. Kõrvutades endi taga lähisugulasrahvastega saame aimu, millest selline väljend võiks pärineda. Võrreldagu näiteks seto sõna puhus, soolale puhumise ja loitsu abil sooritatud nõidus või karjala puhunda ja vepsa puheg, mis mõlemad tähendavad loitsu ning sõnadega ravimist puhuva tehnikaga. Idapoolsete Läänemere-soome keelesugulaste pärimuse uurimine pakub niisiis olulist paralleelmaterjali ka paljude fragmenteerunud Eesti traditsioonilise kultuuri nähtuste mõistmisel ja mõtestamisel. Seega, uurides oma keelesugulasi, saame me palju rohkem teada ka eesti keelest ja kultuurist, eriti sellest, mis on vahepealse moderniseerumisega kaduma läinud. Tänan kuulamast!